No jõu, ma tean, et sa mõtled, et miks neljapäev videot ei tulnud. Tead, ma ütlen sulle või? Vaata, kui sa kella vaatad, siis siin on näha, et kell on 6:22 ehk siis 18:22. Ja ma olen ikka veel tööl. Ja ma lõpetan sihuke 3,5 tunni pärast võib-olla, kui hästi läheb. Jumala sinine, tolmune jälle, ma natuke üritasin ennast puhastada. Aga ühesõnaga, see on see põhjus, miks mul ei ole aega olnud hetkel viimast videot valmis teha. Ma annan endast parima, et see video jõuaks teieni mingi, ma ei kujuta ette, lähipäevade jooksul. Et pead pakule ei taha panna, kindlat kuupäeva ei ütle, loodame, et tuleb normaalsel ajal välja. Või noh, te kuulete niikuinii seda juttu alles siis, kui see video välja juba tulnud on. Aga kahjuks hetkel olukord selline, jah, tuleb hooaeg peale, annan endast tõesti parima, vaatame, kas jõuan filmida tihedamini, kui ei jõua, siis lihtsalt ei jõua iga nädal videot välja panna. Et kuna päevad on tõesti pikad, alustame hommiku mingi 7 aeg, lõpetame õhtul 10-st, kui harvest hakkab, siis on 7-st kuni kella 12-ni või isegi 1-2-ni öösel. Nii et jah. Et ma tean, mul on teile palju asju näidata, tegelikult palju asju rääkida, ma arvan, et jätan suurema osa sellest kõik järgmisse videosse. Et see video, mis nüüd välja tuleb, mida sina täna näed, siin siis kõike pole, aga järgmises siis juba vaatame, räägime lähemalt, mis vahepeal toimunud on, mis muutunud on ja nii edasi. Kell on hommikul 6:30 ja panime siis traktori käima, kontrollisime ära, et külvikul kõik kastid ilusti jookseksid, kõik kettad oleks lahti, midagi oleks blokeerinud kinni. Ja põhimõtteliselt oleme valmis alustama. Et joon siin veel oma kohvitilga ära ja siis lähen uuesti tööle. Tuleb terve päev külvamist jälle. Lõpetan selle põlluga täna kindlasti ära ja siis juba lähen järgmist tegema, aga tõenäoliselt järgmine põld jääb jälle pooleli niimoodi, et kõike kahjuks ühe päevaga ei jõua, aga no nii palju kui saan ja nii palju kui jaksan, siis ikkagi tuleb teha, et kuna asjaga on kiire juba vaikselt, siis peab tegelema. Ja kiiremini ära saab, seda parem on, siis saab kõik põllud käima ja saab selle irrigationiga ühele poole, et kohe on Kreinarvest kaelas juba. Mõned tennid on mööda läinud, olen siin nüüd ära teinud jälle järgmised 20 hektarit. Käisin, täitsin külviku uuesti ära. Vahepeal sai seeme otsa. Ja nüüd on siuke umbes 20 hektarit on veel minna, et siis saab selle põlluga ühele poole. Tahtsin muidugi õues filmida, aga kuna täna on suht rets tuul, siis ma arvan, et seal ei jää mitte midagi kuulda ja hiljem selle heli paika panemine võtab nii palju aega ja see on nii vastik, kui seal seda tuulemüra liiga palju on. Aga jah, muidu on suht siuke rahulik olnud. Et pole õnneks ühtegi errorit ega probleemi olnud, kõik töötab nii nagu peab. Ülemus käis hommikul siin, sättisime ühte ratast natukene allapoole, mis eile siis sai korda tehtud, et seal oli üks kinnitus puruks. Ja ega siin muud polegi. Tiksud siin päev läbi, jood mingeid erinevaid jooke, vett muudkus juures. Ma ei tea, kas ma näitasin ka seda, aga ma nüüd siis näitan. Et ostsin endale siukse pudeli. See on nüüd siis mingi peaaegu 2 liitrit. Ja ma kannan seda nüüd endaga tööl kaasas, sellepärast et veepuudus oli siin vahepeal ikka päris õhker. Ja noh, eks ikka mingeid muid karastusjooke asju ka, et neil on külmkapis. Mingid kerged võileivad asjad. Et jätkuvalt ei ole nagu jõudnud tegeleda sellega, et mingit normaalset sööki endale kaasa preppida. Tegelikult nagu võiks ja peaks juba, et sellest on päris pikka aega juba möödas, kui ma siin päriselt nagu mingit korralikku lõunasööki endale tegin. Et viimasel ajal ma olen ikkagi piirdunud sellega, et ma olen võtnud endale mingi 4 võileiba, siis olen mingid erinevaid batoone võtnud, mingid krõpsu, küpsiseid. No ühesõnaga siukest pudi-podi. Aga no, ma ei tunne, et ma nagu näljas oleksin, aga samas lõunaaeg tahaks vähe korralikumat süüa, kui ma viimasel ajal siis söönud olen. Ja no, vahepeal on selle internetiga ka, et ta on ja siis ta jälle läheb ja see Belong ei ole mul kõige parem teenusepakkuja.
ja noh, täpselt samamoodi jälle järgmine asi, mida ma ei ole suutnud siiamaani ära vahetada, sest ma ei ole siit farmist mitte kuskile väljapoole saanud. Et kui nüüd tekib mingi vaba päev, siis ikkagi on eesmärk minna Tabosse ja siis seal vähe rohkem endale mingit normaalset toidukraami varuda ja kõiki muid asju ka teha, siis mis parasjagu vaja on. Et siin jah, siis kui internet on, siis ma olen mingeid YouTubereid siin jälginud ja videoid vaadanud. Et avastan, kes mida teeb. See mingi aeg tagasi kunagi kommenteeris üks inimene minu YouTube'i videot. Ja tema tegeleb siukse kanaliga nagu Romeo seikleb. Ma olen nüüd üritanud teda jälgida ja algul vaatasin, et siuke natukene rahulikum content. Käib looduses matkamas ja asja tegemas, kala püüdmas, aga vaatasin vist mingi 2 videot ära ja tegelikult isegi tundub täitsa siuke huvitav, et nüüd ma olen teda jälgima hakanud. Ja loomulikult ka teisi, kes siin Austraalias ringi reisivad. Ja noh, sealhulgas kindlasti ka eestlasi, kes siin mis mida teeb, et noh, põhitegelane Sevakini asjad on, et ega siin traktoris sul väga palju nagu midagi põnevat päeva jooksul teha pole, et siis ongi, et poole silmaga jälgid videot, kuulad, teise silmaga jälgid siin ekraane asju, vaatad, et kõik ilusti toimiks, kõik jookseks ja jõuad vao lõppu, keerad ringi, järgmine run, lähed jälle edasi. Et nii see päev meil kulgeb. Täna alustasin jälle 6:30 hommikul. Mõtlesin, et tulen 7-ks. Ärkasin natukene hiljem, teised läksid juba minema. Aga jõin köögis oma kohvi ära, tegin kiire ampsu ja vaatasin, et kell oli mingi 6:20 ja no mul siia põllul on reast mingi 5 minutit sõita, nii et tulin ikka 6:30. Ja teen siis täna jälle ilmselt siukse, ma arvangi 6:30 või 7 päeva, et 12 tundi täis saaks. Kui jõuan, siis teen võib-olla natuke pikema. Samas ma ise tunnen, et mul oleks natuke mingit puhkust vaja. Et siis võib-olla ongi hea, kui ma siin mingi 6:30-7 koju ära lähen, et siis ma jõuan duši käia ja natuke vedeleda, ma ei tea, arvutist mõnda asja vaadata, et täna on neljapäev. Neljapäeval on ju Go3-st tuleb jälle Armastuse malev, et miks mitte seda vaadata. Eile vaatasin Go3-st seda autohullude värki. Et Kaspar Kaabel ja need teevad, see tundus ka päris lahe, aga noh, kahjuks sealt 5-osaline programm, et oligi eelviimane osa ja järgmine kolmapäev on juba lõpp. Aga jah, mis seal ikka targemat, eks ma katsun siin ringi pöörata ja vaatame, mis see päev toob. Siin on see ka vaata, et kuna nüüd on Eestiga mul ajavahe 8 tundi, sest et vahepeal keerati Austraalias kella, siis ongi, mina tulen siin tööle, teen tööd, Eestis pole veel kell mitte midagi. Ja nüüd oligi, kell oli 8, noh, Eestis on siis kell 12 öösel. Mis päev meil täna on? Täna on neljapäev, on ju, jah. Neljapäev ja mul Eestis sõbrad olid kuskilt Tartus peol juba. Tahtsid siin videokõne mulle teha, aga vahepeal polnud internetti. Siis tuli net tagasi, siis korra rääkisime mingi paar sõna, aga noh, peol on see muusika nii vali, et midagi kuulda niikuinii polnud. Siis rääkisime siin Snapchatis edasi, et möllavad teevad seal. Selles suhtes äge, et ikkagi mõned sõbrad nagu hoiavad juhendust ja uurivad, kuidas läheb ja aeg-ajalt ikkagi räägime ja teeme videokõnest ja asju, et kes siin nagu pidevalt uurinud on ja kirjutanud on näiteks siin Onu Kent ja Sass ja Erko ja jah, eks neid on veel. Aga noh, kõiki nimesid siin ma ei hakka ette lugema. Et selles suhtes nagu väga vinge. Hea meel selle üle ja loodan, et neil läheb ka kõik normaalselt. Et hetkel ise tunnen ennast suht hästi. Et jah, meil on siin farmis on mingeid siukseid, võib öelda, et probleeme. Just viimasel ajal, sest see irrigation on nagu siuke pingeline aeg. Et irrikas käib, siis on vaja kottoni ju maha plantida samal ajal, kui need irrigationi põllud teised siis avatakse juba. Siis kohe-kohe algabki ju harvest season ka. Et kõik peab enne seda valmis saama. Et eks ma saan nendest ülemustest ja kõigest aru ja siis tekib mingeid arusaamatusi ja noh, keegi võib-olla ei saa mingist sõnast aru ja teeb midagi valesti ja noh, sellist asja paraku tuleb ette, pole midagi teha. Et eks ma saan aru, et kindlasti inimesed võtavad need asju erinevalt. Mina olen siuke, noh, kuidas öeldes, paksu nahaga, et keegi ei ole siiamaani muidugi mulle midagi kunagi halvasti öelnud ka veel siin farmis. Et siiamaani olen nende asjadega kõigega ilusti hakkama saanud.
ja jah, eluaeg maapoiss olnud, et minu jaoks nagu mingi siin farmitööd ei tekita mingisugust probleemi ka eriti. Et praegu ongi näpud on jälle ilust sinised, videos ilmselt ei näe, sest ma nüüd üritasin natuke puhastada. Aga ma ei viitsi neid kindaid kogu aeg kätte panna, no see on nii vastik, sa lähed õues on reaalselt mingi 30 kraadi sooja jälle. Siis täidad seda külvikut siin, lõikad need kotid naaga lahti, siis valad need kõik kotid siin sisse ära, siis noh, mina palja käega veel lükkan natuke laiali ka sinna kasti neid. See ongi, kuna see kottoni seeme on sinine, see on näpud sinised, siis paned seda powderit veel. Siis lükkad luugid kinni, testid, et aparaat kõik ilusti jookseks käiks, kõik kettad liiguksid ringi, rattad liiguksid ringi, midagi ei oleks blokeerunud. Tood traktorisse tagasi, siis siin on lõpuks jahe. Siis vaatad oma käsi ja össi mõtled, oh kurat, jälle jumala sitane ja pasane. Aga ma ei tea, selles mõttes, et mis seal ikka, riided on praegu puhtad, sest suures pildis on see ikkagi väga puhas töö. Siin sokkide veel tiksun traktoris jälle. Tegin hommikul põranda puhtaks jälle, et see on iga päev ikkagi tõmban hommikul harjaga põranda puhtaks ja täna võtsin paar kilekotti ka köögist kaasa, et saaks prügi normaalselt ära visata ja pärast siis võtan kaasa, kui koju lähen, et ma ei jäta traktorisse mingit kola. Endal tunduvalt mugavam. Aga, see aga on see tore sõna, mida öelda. Mis ma siin muud ikka ütlen? Ma ei tea, vahelduseks ütlen seda, et pane mulle like ja jaga mu videoid teistele ka, et teised ka märkaks ja näeks. Kindlasti jaga enda mõtteid, kommenteeri video alla, mida võiks teisiti teha, mida võiks rohkem näidata, mida mitte. Et nii nagu ma siin olen maininud ka, et tahaks seda asja kuidagi hakata paremini tegema, veits võib-olla kvaliteetsemalt. Et ma hetkel olen ka siin valimas mingit teist seda video editimisprogrammi. Võib-olla leian endale vähe mugavama ja parema asja. Ja lisaks sellele siis mõtlen ka uue kaamera peale. Esialgne idee oli osta endale uus telefon, aga kuna praegune ikkagi selles mõttes toimetab, välja arvatud, et aku on natuke väsinud, siis ma arvan, et lükkab selle telefoni plaani kunagi hilisemaks. Ja jälle laeme kaiste täis, või noh, tegelikult just lõpetasin. Õues on ikka reitsilt palav. Selles mõttes ma tunnen küll nendele kaasa, kes täna irrigation'it teevad ja siin labidat lükkavad, et mingi julgelt 33-34, pole täpselt telefonist kontrollinud. Aga väike siuke sigaretipaus. Vahepeal ikkagi toidame kopsuvähki ka. Ja seal ikka viimased 10 hektarit teha siin põllul, siis saab minna. Tegelikult pole isegi 10 vähem on vist 8 või 9 lekku. Midagi siukest. Ja siis saab minna järgmisele põllule. See peaks olema 60 hektarit kokku. Järgmine põld number 7 peaks ka 60 hektarit olema. Ja põld number 4 või? Põld number 4 peaks olema ka kuskil 60 kanti, aga seal on keset põldu roller seismas, et kellelgi on töö pooleli jäänud. Ma ilmselt tean ka kellel. Aga noh, ma ei tea. Ja selles mõttes mul läheb selle 7. põlluga nii kaua aega siin veel. Et ilmselt nad panevad kellegi siis rolleri peale, kes selle põllu ära lõpetab, et ma saan peale seda 4. minna. Ja siis kui ma 4. tulen, siis ma lähen 9. 9 on õnneks kohe mul põhimõtteliselt akna taga, nii et seal on hea teha. Saab lõunapausi äkki teha tongas või noh, seal meie ühisköögis. Kuigi samas, ma ei tea, mul otseselt selle lõunapausi vaja pole, traktoris on nii palju aega sul, et sa jõuad sealgi süüa. Aga jah, no, pool päeva on läbi, pool on ees. Selles mõttes hetkel emotsioon hea. Täna isegi on energiat. See, et natukene kauem sai magada ja natukene hiljem tööle tulla võrreldes teiste päevadega, see on andis kohe juurde. Plus see ka, et ma täna ei lükka otseselt väga füüsilist. Ainus füüsiline tegevus, mis mul on see, et kui ma tulen traktorist välja ja täidan külvikut, et siis ma tassin neid kotte ja palan neid ja teen, aga ülejäänud on suht tiks. Aga ei, kurat, liiga palav on, lähme traktorist tagasi. Nii, vähe kokkuvõtte, nägu on jumalast sinine igatepidi, sellepärast, et jah, mees ei kasuta kindeid, vaata. Ja see on tagajärg siis, sest et nägu sügeleb, kärbes tuleb, paned jälle sinise käega mööda nägu. Korralik smurf. Aga ei ole hullu, meil on õnneks duširuum olemas ja soe vesi ka. Kuid mis siis on? Nüüd me oleme põllul number 7, põld number 5 sai valmis. Kokku tuli 61,88 hektari.
ja ära kasutasime selle põllu peale 52 kotti seemet. Jah. Teen siin ise mingit statistikat endale, palju mingeid kotte asju läheb. Ülemusel räiget lihtsam kohe tänu sellele. Sest et muidu nad siin lasevad sul ära plantida. Ja siis need loevad need tühjad kotid pärast üle, et palju neid kotte tuli ja siis sa pead selle hektarit arvu andma. Ma tegin endale telefonisse notepad'i siukse listi, panen sinna kuupäeva, mis põld, kui palju kotte. Ja siis ma iga õhtu lõpus olen teinud sellest ekraanist pildi ja siis lisan sinna notepad'i, et siis mul on endale hea ülevaade. Näen sealt ära siis päeva selle, palju ma mingi päev neid hektarit tegin, kõik asju, siis mul on endal lihtsalt mingit arvestust hea pidada, mitte et see võib-olla neile väga oluline info oleks. Aga mind ennast huvitab see lihtsalt. Et jah, kell on juba 5. Tegelikult päev on suht ruttu läinud, kui sa nii mõtled, et mingi 12,5 tundi traktoris, vahest isegi rohkem. Et tundub võib-olla maru igav ühest otsast teise sõita ja praktiliselt ise mitte midagi tegema ei pea. Siis tegelikult see nii ongi, aga lihtsalt, et ma ei tea, ma olen siin erinevate inimestega päeva jooksul üritanud rääkida siis, kui mul on internetti. Ja siis mingi muusikat kuulanud ja söönud ja tegelikult peakski natukene veel sööma, kõht hakkab jälle tühjaks minema. Peaks mainima, et täna need võileivad on kuidagi väga toitvad olnud. Tavaliselt sööd võiku ära ja siis tunned, et kõht on ikka veel tühi, aga praegu on all good. Nii et täitsa siuke positiiv vibes, ma võiks nii öelda. Muidugi vaatame, mis siin nädala jooksul veel saama hakkab, et võib-olla üritaks natuke rohkem mingeid muid asju filmida peale töö, et oleks natukene põnevam vaadata, sest et kokkuvõttes ma teen siin järgmised, ma kujutan ette, võib-olla isegi nädal aega seda plantimist. Et ma võin ju neid vahekokkuvõtteid teha, rääkida ühte ja rääkida teist, aga no see ei ole väga põnev kuulamine ja vaatamine. Et röskus nüüd roputab, ühesõnaga. Me läheme pärast võib-olla prügi ära viima ja sükest asja tegema, et siis või veel on õues valges, ma saan seda scrapyardi näidata. Seal on mingi päris jõhkrat igast vanased autolomusid ja murutraktorid ja igast muud jama. Aga kurat, ma nüüd pean keskenduma. Saan oma sinise näoga teile jälle videot ja ühesõnaga hetkel siis helistas manager mulle. Ütles teises farmis pidi normilt padukat tulema. Ja no siit vist ei ole aru saada, aga just seal. Tundub, et seal vist sajab. Ja mul viskas korra traktori klaasile ka mingi paar piiska. Aga kuna see treiler, kus peal need kottanekotid on, ei tohi märjaks saada, siis mehaanik tuli siia, tõmbas ruttu treile järgi, pani minema. Ja mul külvikus on täpselt nii palju järel, et ma tegelikult saaks võib-olla ühe ranni veel teha. Et ma vist ei hakka. Pilv tundub siin marudume ja tuleb täpselt pea kohale. Et nojah, siis on nii. Siis lõpetame tänaseks ära. Kell on 6. Ma oleks tahtnud tund aega kauem teha. Aga no siis on nii. Või venitan mingi pool tunnikest, teen selle viimase ranni ära, siis on 6.30 alustasin, 6.30 lõpetaksin. See oleks 12 tundi täis. Tegelikult ma vist üritan ikka, jah. Sest et kui nüüd peaks tulema vihm peale, siis ma saan selle ranni pooleli jätta lihtsalt. Tulin seda viimast ranni siin tegema, et saaks külviku tühjaks. Tuul järjest tõuseb, jõhker torm ja ma nagu reaalselt näen, et mingi üli natuke maad eemal on rits paduvihm lihtsalt. Seega, no, mul on ranni lõpuni kõigest natuke minna. Jõuan vist. Aga ma pean traktori ka veel shedi alla viima. Aga kuna seal nii palju sajab juba, siis ma ei saa sulle enam näidata, kus shed on, aga see on seal. Linnulennult mingi, kurat, ma ei oska isegi öelda. No, ma pean ringiga minema, kilomeeter äkki või? Davai. Päris ägedalt tuleb. Siit on see, et ma tahtsin enne vihma jõuda shedi all ära, sellepärast, et meil ühe korra on juba olnud see mure, et siia külvikukasti sisse peale vihma tekib vesi. Ja see keerab asjad läheb perse, sõna otseses mõttes nad ei taha seda vett sinna. Nii et, kurat, ma ei tea. No ma lähen proovin, äkki mul joppab, äkki ma jõuan enne vihma ikkagi shedi all ära. Kuigi no siin tundub ikka räme torm olevat praegu. Öeldi, et mine vii traktor shedi alla vihma eest väri. Sinna ei mahu liiga lai. Siin, kus on ruumi, siin on mingi jama ees. Käru on siin ees. Ainuke variant taurdasin siis siia. Paistab, et on rääste all, et siis äkki ikkagi otsene vihm, siis
otse peale ei jookse. Aga no näis. Põllult ära tulles oli täpselt, no ma räägin, see vihm oli, no okei, mitte päris nii lähedal, aga noh. Pakun siuke 10 meetri kaugusele, kuidagi siuke sein jooks alla. Ja nüüd see vihm vist liigub sinna või? Seal on nagu väga tume. Et ma ei teagi, kas siin nüüd tuleb siis veel midagi või ei tule. Aga noh, mis seal ikka, tuleb, siis tuleb, ei tule, siis ei tule, tänaseks kõik. Saime päeval mingisuguse paaritunnise pausi ja kuna selle pausiga on mitte midagi peale hakata, siis nagu näete, professionaalne juuksur, 2 Eesti poissi, Karel ja Taavi tegid mulle soengu. Ja nüüd käin siin nagu Pärnu rannas huvitaja. Triiksärgid, lühkarid, plätud. Kõik teised on siin tööriietega, sest kõik kardavad madusid. Tegelikult mul on nii lihtsalt rämeda palav, kuna eilestast nii räiget vihma ja lõi välku. Et ma ei suuda siin olla pikkade riietega täna. Ja no tegelikult meil on ainult üks põld teha, nii et pole hullu. Saan vähe mustaks, siis saan, pesumasin on olemas, duširuum töötab. Et jah, hetkel kõnnin tagasi auto juurde, kuna meil on vaja kuskile sinna minna. Ja auto on kuskil seal. Siis on suht pikk maa. Et jalutan tagasi, võtan ühe külma joogi, sõidame autoga sinna. Ja kuna kõik paibid on käima tõmmatud, siis nii-öelda šavalime, kaevame lahti need. Ja siis on should be alright. Ma tean, mul see kaamera täna üldse ei püsi kuidagi käes. Mul on käed nii väsinud, sest korda labida ja lükkamisest ja paipidest, et aga äkki on normaalne. Kuule, aga näeme järgmises klipis. No nii, meil on kätte jõudnud laupäev ja tegelikult juba laupäeva õhtu. Et tüdrukud saatsime irrigation'it tegema. Tegelikult me ei saatnud, vaid nad läksid iseenda vabalt tahtel. Ja mille meie teeme on siis see, et võtsime murutraktori, niidame hoovi ära. Karel, ma ei tea, kas ta on üldse enne siukse traktoriga niitnud, aga ühesõnaga ta harjutab ja teeb. Taavi enda labis, et nad meie pesused päris pekki ei keeraks. Tundub, et vist saavad hakkama küll. Ja päeva poole käisime veel Warrenis, kohvikus, niisama ringi chillimas. Karel saab hakkama küll või? Saab küll, hakkan oma jalad on täis. Vaatasin nii moru lähedalt, tuli ka sellega. Aga meil on rahvast tekkinud, mingi vend siin. Et siis, kui vaba päevani eestlastel mitte midagi teha ei ole, siis kõik on väga produktiivsed ja mõte on, siis tuleb kohe käsile ka võtta. Teeme siis selle koju sisse kõndimise tee nüüd lõpuks korda, sest siin alati, kui vihma sajab, siis siin on pehme ja mudane ja väga vastik. Ja ma tean stiilipunktid mulle endale on ju, väga ilus. Ja muideks, oks tuli ka kallale, aga pole väga lugu. Äkki peaks nüüd suurt tooma võid juurde ikka? Ma arvan, peame veel tooma, jah. Nii on juba väga, näeb täitsa nagu asjalik välja. Ma arvan, et siin pole ühtegi nii aktiivset inimest veel onudki kui meie. See jama, et tõstab pinda nii räigelt. Jah. Seda küll, jah. Tasub teha. Ja see visioon on meil siuke, et nüüd siia poole teed ja siia poole teed, siia palmid kasvama ja siis siia tuleb iluaiand kohe, et siin ei ole midagi, noh, kui juba, siis juba. Ja no siia peaks ka midagi välja mõtlema, siia peaks basseini ehitama üldse. Ära plaatima, siuke puularia ja värk ja. Ideed on meil kõvad vähemalt. Äkki saab täna sügavalt päevast küllu alla ikka. Jah. Siis ei kasva umberohi. Enam küllad, et pärast päeva ilmseks jääda. No, tere hommikust kõigile, täna on kätte jõudnud pühapäeva hommik, eile oli laupäev, eile meil oli vaba või noh, päris vaba ei olnud, hommikul käisime ikkagi irrigation'it tegemas, water change'i. Peale seda siis saime nii-öelda päeva vabaks, käisime Warrenis, käisime kohvikus, ostsime sushit, sest et Warrenis siin
enamus ajast sushit ei ole võimalik saada, aga kuna see kohvik kuulutas välja, et nendel on see päev, siis me käisime ja ostsime. Käisime veel poes, muretsesime endale nädala ja toidu, sest et nüüd see nädalavahetus, mis tulemas on, siis me saame Tabosse minna. Ja jah, teeme nüüd siis rahulikult siin plantingut jälle ja 22 hektarit on veel teha. Ja siis nagu ma aru sain, siis tuleb mingisugune seisak, sest meil ei ole vett. Me siis vabal päeval ära tegime, oli see, et esiteks loomulikult käisimegi Warrenis ja käisime oma poetiirud ära, tulime tagasi, siis oli siuke väike lebotamise aeg, et kes siin puhkas, kes magas. Mina panin näiteks oma riided pessa, jõin paar külma õlut, siis mingi hetk magasin ise ka natukene. Siis umbes siuke kella näljaaeg helistasin ülemas mulle, küsisid, millega ma tegelen. Võtsin, et just ärkasin tänu tema kõnele. Kutsus mind planteri peale, et kas tahan edasi teha, võtan tema nii-öelda siis päeva üle. Ma ütlesin, et kurat, et tegelikult ma tahaks ühte vaba päeva ikka nii, et ma saan õhtuni puhata, et ma ei viitsi enam õhtul tööle tulla. Aga tundub, et see oli täiesti okei ja ta ei olnud selle peale pahane ega midagi ja ütles, et siis homme hommikul alustad uuesti. Ja täna ongi see homne hommik käes siis. Et teeme see 22 hektarit ära ja siis siin vist on hetkel jah mingi aplaava, et meil ei ole veekanalites nii palju vett, kui meil tarvis oleks, et siis me ei saa seda põldu nii-öelda kohe käima tõmmata. Et teised saavad paibid ära loopida, aga natuke läheb aega enne, kui vesi tuleb. Et eks siis näha ole, mis me teeme, et kas siis tuleb vaba päev või leiavad meile mingisugust muud rakendust. Et jah, eks siis paistab. Eile õhtul veel tegin siis teiste eestlastega ka videokõnet. Nii nagu ma siin ühes videos mainisin, need Taukari poisid kirjutasid mulle, küsisid, mis ma teen, kus ma olen. Kahjuks tol hetkel ma olin juba linnast ära tulnud siia. Et siis ei õnnestunud enam nii-öelda kokku saada ega midagi teha, aga nemad vist olid käinud hobuste võidu jaamisel ja seal mingi raha veid sisse pettinud ja päris hästi võitnud. Et tundub, et neil oli päris äge õhtu. Aga järgmine nädalavahetus me läheme Tabosse, et ühe kuti elamine jääb tee peale, kutsus läbi, vaatame äkki, võtame selle aja ja käime läbi, teeme mingit grilli ja mõne joogi, et miks mitte, vahepeal võiks midagi teistsugust ka teha. Aga tänane päev kuidagi siuke suht mõnus ikkagi, kuna eile oli vaba ja täna alles alustasime 7.30 või 7.30 öeldi meile, et kogunege Shedi juures, aga reaalsuses kell on juba mingi 8:30 või. Kas ma näengi siit, et jah, 8.32, kell on 8:30. Ja ega enam palju pole jäänud, et ma nüüd siin teengi selle viimase asja ära. Kuigi tegelikult mul on 2 põldu veel plantida, aga ma ei saanudki sellele pointile pihta, et miks ma siis nagu pean ootama, et miks ma neid ülejäänud 2 põldu ära ei saa plantida. Aga nad võib-olla siis ei taha äkki, et ma seda seemet paneksin praegu maha, kui nad ei saa vett sinna järgi või täpselt ei teagi, mis see põhjus on. Põld sai tehtud, 20 hektarit midagi peale oli natuke teha. Ta isegi ei tulnud 60 hektarit terve põld, tuli 58,46 praegu just vaatasin. Aga tulin siia Shedi juurde, pargin traktori ära, täna rohkem külvata pole vaja. Et ma ei teagi, kas siis tulevad meie omad eestlased mulle järgi ja viivad ma auto juurde, et ma saaks selle treileri ka tagasi siia tuua või siis võtan ise siit mingi auto või ma ei teagi, peaks mingit infot küsima, et mis saab. Aga hetkel teen siukse 5-minutilise jahtumispausi masinale, et siis jätan seisma ja siis vaatame edasi, kuidas ja mis, et kombain toodi ka meile ära. See vist on nüüd see meie kombain, ma arvan, sest et meie farmil on ainult üks kombain, nagu ma aru sain. Ülejäänud, kes tulevad, on kontraktorid. Et siit silmist väga palju ei näe. Vanem, rohelist värvi. John Deere, mingi 600 midagi seeria oli. Aga vaatan, et päike on päris hästi kuradi näkku hakanud, Täna ei olegi üleni sinine, kuigi käed natukene on, aga videost pole enam aru saada, sest ma sain ikkagi vähe üritasin puhtumaks ennast teha. Ja jah, näis, mis need järgmised päevad meile siis toovad. Teistel on praegu paipide loopimine veel käsil. Üks põld on teha, kui sinna paibid ära saavad, siis tegelikult peamegi vett ootama, et saaks need põllud siis käima panna. Ja suures pildis ega mul ongi siuke väike küsimärk, et mida me edasi teeme, sest et kõik asjad, mis on nagu vaja teha, kõik on tehtud.
et Greinini on natukene aega, 27. vist hakkab, nagu ma aru sain, et jah, vaatame, kuidas ja mis, kusjuures ma selle ägeda soengu backstory't teile pole vist rääkinud, et see on mingi päev, üleeile äkki või? Vist oli üleeile, jah. Tekkis meil siuke vaba auk, saime seal natuke vedeleda ja olla ja siis küsisin teiste käest, et kes juuksed oskab lõigata, et ma ei viitsi enam oodata, nii palav oli ka selle kuradi paksu lõngaga, et ütlesin, et kui keegi oskab lõigata, siis lõigake ära, et ma ei viitsi seda juuksurit ootama jääda. Ja siis Taavi hakkas mul lõikama ja lõpuks võttis Kareli kappi ja siis mõlemad panid, üks pani ühelt poolt masinaga, teine pani teiselt poolt masinaga. Suht hirmus tunne oli, aga lõppkokkuvõttes tegelikult kõige hullem ei olegi ju. No, täitsa sükke viisakas 5- äkki või 4+ või. Et siit-sealt tsipa oleks vaja timmida, aga tegelikult suures pildis on väga OK, et ei kurda üldse. Sai korda ja ise tunnen ennast hästi ja kõige koledam välja ka ei näe. Aga ma vist kasutan juhust, ma teen kiire vetsupausi, sest et vaikselt hakkab hommikusöök pressima. Sain normaalselt und teha vahepeal, et hommikul käisime, kaevasime ühe põllu jagu vaa otsast lahti ära, siis põhimõtteliselt ainult valida, kas lähme koju, saame puhata mõned tunnid või lähme kaevame järgmist põldu. Siis ma mõtlesin, et kurat, kaevamist ei ole nagu nii hull, aga samas, ma ei tea, siuke väiss oli küll veits peal. Et paar tundi sinna ma ei tunne, et see minu rahakotti oluliselt praegu oleks mõjutanud. Nii et läksin mingi kell 11 tangas, lasin toa jahedaks kohe konditsioneeriga ja kohe tuli nii hea uni peale, et magasingi siin kuni mingi kella 2:30 praegu või. Ja 2:30, no natuke enne 2:30 vist tuli kõne. Lokki ajas meid üles, ütles, et davai, kuuled, et ärke üles, et veiki. Võtad selle vana traktori jälle ja sellega siis kärutad Puumanullasse. Et me läheme mingid kuradi veetorusid seal välja sikutama sellega või ära vedama või lohistama või mis iganes. Ütles, et hea töös üks ilmaga, sest et õues on retsilt palav, traktor näitab, et õues on 40 kraadi, kui seda välitemperatuuri näitab uskuda. Ja tegelikult tundsin ka, kui ma tangast välja tulin, et jõhkralt palav on. Õnneks vana traktoriga kliima töötab väga hästi. Et järel, nagu te näete, mitte midagi ei ole, sõidan tühja traktoriga. Ja jah, läheme siis Puumanullasse, vaatame, mis me teeme, selle teised jäid kaevama veel sinna ja ma ei tea, mis nad pärast edasi teevad. Nii, vaadake, kui ilusad valged jalgased võrreldes mu käenahaga on ju. Aga ülesanne oli siis, et me peame siuksed vanad torud ära lohistama. Andsid mulle selle jaoks koormarihmad, ma ütlesin küll, et need lähevad puruks, aga keegi ei uskunud. Sain mingi pool maad ära lohistada ja katkid ongi. Et ma ei tea, kas need tulevad uued rihmad või saan lõpuks ketid või mis värk sellega on, sest et mul on jäänud umbes mingi 1, 2, 3, 4 toru on kindlasti jäänud veel peale selle. Ja ma pean need vedama sinna. Aken on nii sitane, et sa pole näha. Seal udukogu sees on üks vana reka ja seal on prügimägi ja need tuleb sinna lohistada. Aga no ma ei tea, kui need mulle mingid normaalsed kette või asju ei leia, siis läheb lõbuseks, sest see kuradi toru kaalub päris sitaks palju. 3 toru on viidud, 4 on järel, päris suur lahmakas ja üks peaks kuskil veel olema. 5 toru on kokku. Aga no väga kiiremini ei kannata sõita. Nii nagu ma enne ütlesin, siis näed, koormarihmad läksid puruks. Nüüd vean ketiga. Aga no, see kett kipub ka tagant ära tulema või siis jah, ma loodan, et kett katki ei lähe. Aga no praegu siit ühest farmi otsast teisi see viia on ikka päris pikk maa. Jõhker. Oi jah, õues on mingi 42 kraadi sooja. Me oleme täna igasugu paska teinud sõna otseses mõttes.
hommikut alustasime kell 7 water change'iga, nii nagu irrigation'ile kombeks. Peale seda said siis Karel ja Merliine linna minna Tabosse täna, said vaba päeva endale. Meie saame homme Taavi ja Andrega. Siis töötavad nemad. Ega jah, põhimõtteliselt peale water change'i läksime korraks tagasi Puumanolla farmi, siis teise. Pidime seal tegema mingit aiatööd, ühesõnaga pidime vanad irrigationi aiad siis traktoriga maasest välja sikutama, tangedega traadid läbi lõikama, aga kuna õues oli nii reitselt palav, pluss see traktor, mida me pidime kasutama, on katki. Seal on mingi hüdraulika teema, nii et kopad ei tõuse üles normaalselt. Siis jäi see töö katki ja pooleli, tulime tagasi farmi, tegime lõuna ja mõnus oli tikseda seal külmas köögis. Ja nüüd tegeleme natukene siis harvest ettevalmistustega jälle, et pesin ühe traktori puhtaks survekaga, kuigi täpselt jällegi suht idiootne asi minu arust 42 kraadise kuumaga teha, sest see vesi kuivab nii ruttu ära, nii et ma seda traktorit väga puhtaks ei saanudki. Ja praegu, ma ei tea, kuidas näha jäi, aga mina sõidan siis kastikaga, mul on vilkurid peal ja jälitan siis motherpinne, 2 tükki on neid mul ees. Üks on uus austraallane, kes meil eile juurde tuli siia harvestajaks tööle ja teine on Slocki. Ja viime need motherpinnid siis põldudele ära, et siis kui see harvest pihta hakkab, siis kõik on põhimõtteliselt valmis juba. Et siuke hea tiksinin jahedas autos, ei saa kurta. Aga no, olgem ausad, ma ei tea, see uus Aussi, kes eile tuli, jõi terve kasti õlut ära õhtuga. Ta oli õhtu lõpuks ikka suht pehme poiss. Suht raske on temast aru saada, eriti kui ta veel purjus ka on, siis on nagu eriti võimatu aru saada. Ja rääkis küll, et ta on igasugu asju teinud, et tal vanaisa töötas siin farmis ja vanavanaisa ja ma ei tea, kes veel isa äkki või keegi. Et ta on ka ikka siuke põllumees ja värk, ega traktoriga ta küll sõita ei oska. No, ta Lokki õpetas teda siin. Vana võitis traktori, läks motherpinniga sõitma, ta isegi ei teadnud, kus traktori rooli alla saab lasta. Et ma ei tea, pigem ei usu seda juttu, et ta traktoriga tööd kunagi teinud on. Aga noh, see selleks, las ta siis harjutab. Mul väga vahet ei ole, ma olen selles Land Cruiseris väga rahul omadega, et ma ei peagi selle traktoriga kogu aeg sõitma. Aga jah, ma ei teagi, mis siin tänane päev veel toob. Eks paistab, eks näeme. Taavi ja Andre läksid mingeid paipe kuskilt põllu pealt eest ära tõmbama. Tunnen neile sügavalt kaasa, sest õues on nii reitselt palav. Keegi oli vist öelnud neile, et nad peavad need paibid nagu ära liigutama tee pealt, et traktor saaks mööda sõita, kuigi ma ei kujuta ette, mis asja seal tegema hakatakse. Sest et minu arust 5. põld on kottane põld, kus praegu vist isegi mingisugune sektsioon jookseb. Et kuhu kurat see traktor veel sinna minema peaks, poole õrna aimagi. Nii, lugu selline. Täna meil on day off, tulime Tabosse, eile käisid teised. Saime mingeid tööriided omale asju, minu plaan oli endale osta iPhone 17 Pro Max siis. Ja tuli välja, et seda ei olegi veel poelettidel niimoodi kohe saadaval, et ikkagi pean tellima. Käisin siin mitu erinevat poodi läbi ja tundub, et ei ole. Ainult üks pood oli, kus oli siis tavaline olemas, aga ma tavalist ei taha. Ja noh, jah, ma tean, et selle telefoni kohta on suht palju erinevaid arvamusi, et kellele mis on ja mina isiklikult tunnen, et ma lihtsalt võiks enda oma välja vahetada uuema vastu, sest et praegune on pisut katki, aku on läbi ja ei toimi kõik nii nagu peaks, pluss mälu on ka hästi vähe. Et tundub, et pean ikkagi siis tellima. Aga muidu jah, päev siuke suht väsitav on, peaks mainima, kuigi pole nagu suurt midagi teinud, et siin poodide vahet ringi kolanud. Ostsin endale selle cooler bag'i, et traktorisse süüa kaasa võtta ja külma jooki. Andra ja Taavi veel on poes kuskil, ma ei viitsinud enam ringi käia, tulin autosse ära. Ja kuna täna mina roolis pole, siis sain ühe külma karastusöögi lahti teha. Ja just hakkas vihmaga tulema, nii et ma ei teagi, loodame, et tagasitee on normaalne ikkagi. Ma ei tea, kas farmis ka sajab või ei saja, aga homme on jälle siis tööpäev, et näis, mis seal siis tegema hakkame. Sest et harvest on kohe ukse taga ja tegelikult nädalavahetust alates peakski juba sellega tegelema hakkama.
no nii, lugu lihtne, kuna Tabos mitte kuskilt ei olnud võimalik osta iPhone 17 Pro Maxi. Jätkuvalt ütlen 17, kuigi eesti keeles 17, see selleks. Aga lihtsalt jutu käigus ütlesin naljaga Taavile peale seda, kui me autos sassi panime, et kurat, et Lexus on ikka nii väike auto, siin ei mahu asjad ära, et peaks mingi suurema auto võtma. Ja siis mul järsku nagu tuli jälle meelde, et need samad Taukari poisid pakkusid mulle üht Toyota Klugerit, siis kui me Rodajal käisime. Ja tookord ma ütlesin, et et ma mõtlen selle peale, aga noh, vahepeal unustasin ära ja siis ma nägin seda jälle müügis ja siis mingi hetk hind langes ja nüüd siis mõtlesin, kurat, et huvitav, mis see viimane hind siis on, et äkki läks vaatama seda autot, et tegelikult mul nagu autot ei ole peale seda, kui mul Subaru katki läks. Et mingi odavama asja võiks see võtta, millega oleks normaalne sõita. Ma just ei mõelnud, et ma mingi sihukese nahktoaga diivani võtan endale, aga läks siis niimoodi, et ostsin ära Toyota Klugeri. Pean tunnistama, üpris mugav pill on 3.3 V6 bensiin, automaat, 4 vedu. Jah, ma olen enne sõitnud sihukesega Austraalias. Kogemused on nagu olnud suht positiivsed. Aga no mis ma öelda oskan, loodame, et see pill kestab, et siin on oma head ja vead. Et noh, päris muretu pill see pole. Ma arvan, et hinnast räägime võibolla kunagi hiljem. Kes teab seda autot, see võibolla teab. Kes mitte, siis jah, võibolla kunagi hiljem. Aga hetkel oleme sõitnud, ma ei tea, kui palju kilomeetreid, tundub nagu okei. Et maanteemüra on isegi selle aasta auto kohta üpris vähe, ära pa tähele, praegu räigelt raputab siin tee peal. Aga ei, mugav on. Mis ma öelda oskan, loodame, et kestab siis. Ja jah, nagu naljaga ütlesin, et kui ei kesta, siis ma tean, kuhu tagasi tuua. Aga ei. Ma arvan, et teeme need pisivead korda, paneme siia mingi normaalse LED-baari ja teeme ta enda jaoks normaalseks. Et ilmselt praegu nii tuleb hooaeg peale, siis mul seda autot väga palju vaja ei lähe. Aga olemas ta nüüd on, nii et kui tekib vajadus kuskil sõites, ma saan enda autoga minna. Ja kuna see on 7 kohta ka, siis kui me tahame isegi minna nüüd kõigi eestlastega koos kuskile, siis ei teki seda probleemi enam, et autos on vähe ruumi ja 5 peab ühte autosse ronima. Kus on siis vähe ruumi. Siin on nagu täitsa nitsa, ma arvan, see asi. Et ma ei tea, esimene mulje on nagu positiivne. Aga noh, ma olen seda autot omanud kõigest võibolla mingi tund aega, kui sedagi. Ma ei ole kella vaadanud. Nii et muljetame siis, kui midagi perse läheb või siis, kui kõik on väga hästi ja auto endiselt sõidab.